helipildi Kriusa lahingu looming on inspireeritud Eesti vabadusvõitlusest, mil kaalul oli Eesti iseseisvus ja vabadus, mida tahtis hävitada Vene imperialistlik kommunism. Võrratus peaaegu lootuseta võitluses langes kangelastena paljud Eesti poegadest, jättes oma surematud nimed igaveseks mälestuseks Eesti tulespõlvedele. Saabus esimene abi vennasrahva Soome põhjapoikade, vaprade väeosade kujul ja ka võimata halva sõjavarustusena, mida võõrastel saagiahnitsejatel ärimeestel õnnestus tol ajal veel tundmatule Eestile kalli raha eest müüa. Äärmises hädas oldi ometi sunnitud seda vastu võtma, et mitte just täitsa abitult tapa talledena lahingutesse minna. Vastavalt sellele asjaolule on ka Kriusa lahingu helipildis kasutatud võiduhümni viisiks teemi, mis ammutada tol ajal Londonis moes oleva revüü Šinšun-Šau bandiitide marssis. Nagu Eesti väed oma isamaalises vaimustuses ja surmapõlguses halva munitsiooni ja relvadega saavutasid ometi hiilgava võidu, milleks verisemad lahingud löödi Kriusa küla lähedal Narova kallastel, niisama võis ka bandiitide marssi viis muutuda võidu hümniks.